Jõudsime 3 kilomeetri Biržai taha. Siin on Drašeiki küla. Jälle rentisid elektrikud meie laadurekskavaatori ja vahetavad elektriliini. Ettevõtte Šiaurės kelias on tegutsenud juba 18 aastat. Tegeleme metsandus- ja hooldustöödega, peale, mahalaadimis- ja kaevetöödega. Hakkasin kõigepealt kraanaga töötama. Oli palju töid, kus pidi kaevetöid tegema. Vundamendi ehitamine, kaevude paigaldamine. Nägin, et ekskavaatoriga tehtavaid töid on palju. Tänavu otsustasime laadurekskavaatori mudeli välja vahetada. Mõtlesime, et läheme üle CAT 434-le, kuid valisime suurema mudeli, CAT 444. Seisame uue põlvkonna laadurekskavaatori CAT 444 kõrval, mille on valmistanud tuntud tootja Caterpillar. See sisaldab kõike parimat, mida Caterpillar on seda tüüpi seadmete jaoks välja töötanud. Masina juhtimine juhthoobadest. Juba siis, kui ukse avasin ja istmel juhtnuppe nägin, tundus see põnev ja erutav ning pärast proovimist tekkis tõesti vau-efekt. Selle mudeliga on mugavam töötada, sest juhtelemendid on paigaldatud istmele. Ma ütleksin, et see on natuke tundlikum. Seda on lihtne selgeks õppida, sest juhtimine on euroopalik. Kõik funktsioonid töötavad nagu hydrauliliste hoobade puhul. Ainult need siin on elektrilised. Kõik toimingud on täpsemad ja neid on palju lihtsam teha. See on eelmisest mudelist tugevalt ees. Lenkia praėjusi modelį, nuo hidraulinių svirčių kapalas ateina į svirtis ir hydrauliliste hoobade määre suurendab kabiini soojust. Kui hoovad on elektrilised, siis seda ei tunne. Elektrisüsteemid on täiesti vaiksed. Laadurekskavaatorite tuleviku osas avab elektriline juhtimissüsteem edaspidi võimaluse paigaldada sellele masinale automaatseid kaevamissüsteeme. Töörežiimi seaded. See masin erineb eelmistest mudelitest režiimi sätete poolest. Hoova tundlikkusel ja hüdropumba võimsusel on 3 režiimi ning neid saab vajaduse järgi muuta. See on tõesti mugav. Kui töö nõuab täpsust, mitte kiirust, saab seadistada säästurežiimi, siis kasutab masin märksa vähem kütust. Sellel mudelil saab seadistada vooge. Masin võib töötada kiiremini, aeglasemalt ja keskmise kiirusega. Töötan veel keskmise võimsusega, pole suurimat sisse lülitanud. Selle arvuti haldamine on väga super, sest kõik on kirjutatud eesti keeles. Sisestad kõik vajalikku, loed läbi, saad aru ja pole midagi keerulist. Uus mootor. Selle CAT 444 mudeli jaoks on keskkonnanõuete täitmiseks välja töötatud täiesti uus mootor, mis asendas vana põlvkonna CAT C4.4. Tulemuseks on see, et sama töö tegemiseks kulub 10% vähem kütust. Rääkimata AdBlue vesilahuse kuludest. Need kuuluvad nagunii turu väiksemate hulka. AdBlue vesilahuse kulu varieerub 1,5% kuni 3%-ni, sõltuvalt tööiseloomust. Kiirem masin. Tundsin, et liigub umbes 10 kilomeetrit tunnis kiiremini. Tõstejõud. Kui varem tõstis masin poomi täielikult välja sirutades umbes 1 tonni, siis nüüd võib see tõsta 1,5 tonni. Hydrauliline süsteem on eelmise mudeliga võrreldes tuntavalt tõhusam. Kui rõhk on 280 barri juures samaks jäänud, siis hydraulilise süsteemi tõhusust suurendati 161 liitrilt minutis kuni 187 liitrini minutis. Öeldakse, et selle mudeli poom on veidi pikem.
siiani pole vaja olnud nii sügavalt kaevata, pole seda veel tundnud. Kuid minu meelest on Cat 444 kindla peale reipam ja kiirem. Võrdluseks võin öelda, et sama hydrauliline jõudlus on 11-tonnisel ekskavaatoril Cat 311 ja ratasekskavaatoril Cat 314. Teil on tõesti tubli kaevamismasin, mis on võimeline tegema sama palju tööd kui suur roomik või ratasekskavaator. Kiirliitmik. Tavaliselt komplekteerime need masinad eesmise kiirliitmikuga. See tähendab, et saate masina esiküljele hõlpsalt ja kiiresti paigaldada ükskõik millise maailmas olemasoleva hüdromehaanilise tööriista. Vanemas mudelis ulatuvad kahvlid kopa esiosas ettepoole. Laadid kaubaautolt ega näe midagi. Nii et kaubaaluse ülestõstmiseks peab keegi kõrval seisma, kõndima ja näitama. Sellel mudelil on kahvlid eraldi kinnitatud, nii et näed kõike ise ja saad üksi töötada. Otsustades selle järgi, milline masin tuttavatel on, ei anna sellega võrreldagi. Ainus ekskavaator, millel on jõudu kaevata või lükata. Lühidalt öeldes, kõike hõlmav masin. Siin maakonnas juba kõik teavad, et tullakse kohale, tehakse ära ja pole mingit probleemi.